kõigile, teiega on siin Kristel ja siin on tänased 3 kaarti. Valite oma kaart või kaardid, küsige oma küsimus või küsimused, soovige oma soov või soovid ja kuulake ära, mis kaarti teile öelda on. Ja esimeses kukkusid täna välja tegelikult 2 kaarti. Torn ja kohtupäev, torn on häving, torn on millegi lõpp. See on selline kaart, mis ütleb, et tagasiteed enam ei ole, sillad on kõik põletatud. See on illusioonide purunemine. See on selline kaart, kus midagi jätakse selja taha, sellepärast et see ei täida enam oma otstarvet ja ütleme nii, et see on ühe asja lõpp ja teise algus. Ja sellega koos kukkus välja veel ülempreestrinna. Kõik väga suure tõenäosusega tähendab see seda, et ülempreestrinna näitab kas saladuse avalikust tulemist või siis teie sisetunnet, mis ütleb, et ma ei saa niimoodi, ma ei suuda, sisetunnet ütleb, et midagi, mis ei ole õige, et midagi tuleb selja teha. Enne kõike ma arvan millegi pärast, et see on mingi teadmise avalikuks tulek või teie alateadvus annab teile teada, et see on niimoodi. Ja tõenäoliselt tegemist on kas millegagi, mis on seotud suure rahapsühhotroopsete ainete alkoholiga, võivad olla ka kontrollivad riigiametid, aga see võib olla ka inimene, kes on väga manipuleeriv ja manipuleeriv mõttes, kus ta silma ees mängib ühte, aga tegelikult on teiega ainult oma enda kasvu eesmärkide. Ja tõenäoliselt võib-olla te näete seda inimest läbi ja soovite selle inimest selja taha jätta. Ja sellest annab ka tõestust meie tänane tegelikult 3. või siis 4. kaart. Ja see kaart on kohtupäev. Kohtupäev ütleb, et see on taipamine. Ma saan seda, mille ma olen ära teeninud ja ma ei soovi niimoodi jätkata. See, kus ma olen, see ei ole minu jaoks hea. Ma ei taha. Ma soovin selle selja taha jätta, olgu see siis see, et ärkate üles mõtled, ma ei taha siin korteris elada või ma ei taha seda tööd teha või suhtlus selle inimesega võtab minult niivõrd palju ressursse ja te jätate selle suhtluse selja taha. See on mingi tõe avalikuks tulek. Uus avanemine. Vaadake neid kõiki kaarte. Tegelikult, kuna laupäevane päev, see saatan võib siin ka pidu tähendada. Aga ennekõike ma arvan seda, et te jätate selja taha kellegi, kes on väga palju teid ära kasutanud, tulevad avalikust tema teod ja kavatsus. See on selline pettumus, illusioon, võib-olla see inimene isegi mängis teile sõpra ja siis see illusioon siin puruneb. Aga kõik läheb hästi. Teie hing vabaneb sellest vaevast ja hoopis midagi paremat on eest tulemas. Sellepärast, et see torn näitab seda, et see, mis on siin purunenud, see on täiesti, nagu te näete, selle puuses enam elada ei anna. Selles majas puhub sisse nii tuul kui vihma, kui lund. Et see enam ei ole see, mis teeb kaitset või varjab. Väga